Nii, mul on rõõm siis rääkida lõuna ajal toidust, sest kui ma vaatan, kell on 12 läbi mõni minut. Ja täpselt see, et siin on ka mõned toidupildid reas, mitte siis ainult piimast niisugusel neutraalsel kujul. Nii et ajan natuke võib-olla lõunasöögi isu peale. Et tõepoolest, nii nagu siin oli juttu, et ma töötan igapäevaselt Jõgevamaa koostöökojas, mis on liider, maaelutoetuse organisatsioon. Aga jah, et tegelikult minu tööelus on kultuuripärand olnud, ütleme nii, et peaaegu kogu see aeg. Töötasin väga pikalt Muinsuskaitseametis hoopis, mul on taustalt kunstiajaloolane, aga toiduajaloo juurde jõudsin, ütleme, et üks selline 15-16 aastat tagasi ja täna siis tõepoolest väga erinevate teemadega ka tegelen, nii et kui siin paluti piimast rääkida, siis see ei ole üldse mitte võõras teema, sellepärast et Jõgevamaa toidupärandit uurides piimatoidud ja piimamuna kasutamine on ju olnud täiesti teemaks, nii et nüüd siis võib-olla natukene lihtsalt laiendasin seda. Ja piim on tegelikult olnud ju, kuidas ma ütlen, mitte ainult ju, selline söögiprodukt, vaid ta on pakkunud inspiratsiooni ju ka, kuidas ma ütlen, kunstile. Et siin näiteks on Tõnis Vindi, üks piimapropaganda plakat siis nõukogude ajas. Nii et see on ka niisugune päris vahva teemasid. Ja tegelikult niimoodi siis, kui ma hästi kiirelt ära räägin, millele ma täna peatun, siis tegelikult on siin kaks poolt. Üks on siis see, kuidas on piima populariseeritud. Ja teine on siis see, et mis on tegelikult siis, ütleme, need toidud, mida on söödud, mismoodi on söödud ja õigemini siis läbi inimeste mälu ja silma. Et mis siis selle piimaga nüüd on meil olnud? Et tegelikult enamjaolt on söödud vanasti hapupiima. Sellepärast, et rõõsapiima säilitamine oli puuduvalt keeruline, eks ju, seda ei olnud võimalik pikalt teha, mis tähendas, et piim pigem lasti hapuks, söödi siis hapupiimana, sealt siis võib-olla veel edasi mõned toidud. Ja kui siis tekkis võimalus juba, ütleme, et siis selline 19. sajandi lõpus, võib-olla teisel poolel pigem lõpus, kui mõisates, kui siis taludes piimakarja parendamine oli teemaks, algas siis mõisates, eks ju. Et siis ju piima hakkas rohkem kätte jääma. Ütleme nii, et ega ta kätte suurt ei jäänud, see viidi ära siis ju müügiks, nii et tegelikult ega koju siis iga kord seda sugugi rohkem ei jäänud. Ja mis siit võib olla siis veel, et selline 20. sajandil, ütleme, et just nimelt see piimatarkus seoses ka sellega, et samade meiereide tulek, piimandusteaduse arendus ja nii edasi, et see piimatarkus tuli kindlasti sellisena, mida varem ei tuntud. Et tegelikult piim on olnud hästi selline vastuoluline produkt selles plaanis, et siin ütleme, et viimase niisuguse kuidas võib-olla 100-150 aasta jooksul on temasse suhtutud väga erinevalt selles mõttes, et küll on teda peetud selliseks väetoiduks, küll siis on ju siin vahepeal olnud need laktoosivabad piimad ja küll on vahepeal olnud need peaaegu 0% piimamoed ja mida iganes ja siis umbes, et ei ole vaja tarbida piima ja siis jällegi, et oleks vaja tarbida. Nii et selles mõttes inimeste jaoks, tavatarbija jaoks on olnud selline piisavalt segane aeg. Aga et just nimelt need hapendatud piimatooted, et üks oli see naturaalne hapupiim, mida talus tehti, aga kui juba tekkisid need hapenduskultuurid, et siis juba kõik need hapendatud piimatooted ja sinna nii edasi. Ja mida siis peeti veel olulisteks toiduaineteks, mida propageerida kindlasti siis kohupiim ja juust. Et sellest on siin täna nüüd rohkelt ka juttu olnud. Ja nendest võib-olla üks niisugune vahvam on
keefiri teema. Nimelt Mihkel Johann Eisen, keda tuntakse rahvaluule teadlasena, kirjutas ka keefirist. Ja siis 1910 ta andis välja niisuguse rammupiima tegemise käsiraamatu, 1912 teine tükk, et kus ta siis õpetas kodusel meetodil rammupiima tegema. Ja seal ta siis ütleb ka väga toredalt, et seda tuleb juua tervise vett lonksu kaupa, et see ei ole mõeldud niimoodi pulistamiseks. Ja et kuidas siis seda rammupiima järjest nagu tarbida, et alustada väiksematest kogustest, sest umbes 4 pudelist päevas, kuni siis 4 pudelit päevas seda siis ära juua, et sellest siis tuleb tervist ja kõike muud. Ja siis ta seal pärast ütleb ka, et seda tuleb teha nagu rõõmuga, et kui see nagu vastikus muutub, et siis tuleks nagu vähendada või siis ära jätta. Ja ta toob seal ka näiteid siis erinevatest allikatest, mis siis nagu kiidavad selle toote raviomadusi, aga siis ta ütleb ka, et Eesti arstid ei ole tänini rammupiima kohta suuremat midagi kirjutanud. Et lõpuks ikkagi ühe autori siis leiab, ühe tohtri leiab, kes siis ütles, et keefiri soovitan närvihaiguste vastu soojalt, tal on rammustav ja rahustav mõju. Nii et ma arvan, et täna ka, et kui tunneme, et närvid on sassi, siis klaas keefiri võiks võib-olla seda paremaks teha. Aga et kuidas ta keefiri siis saada, et pidi hankima siis neid baktereid, seda kultuuri, ja siis edasi on juba väga lihtne, nii nagu täna õpetatakse kodus jogurti tegemist, et kui võtad naturaalse jogurti, teed ise siis uue järgmise satsi ja nii edasi, et siis jah, vot. Aga ütleme nii, et olgem aus, arvestades aastanumbrit, kindlasti seda tarbiti rohkem linnades ja kindlasti oli tegemist ka sellise, kuidas ma ütlen, natuke propagandistliku ettevõtmisega, et maale see lõbu vaevalt, et jõudis. Siis 230-ndate piimapropaganda. Mitte midagi uut siin ilmas. Selles plaanis, et varasematel aegadel on olnud kartulipropaganda juba 18. sajandi lõpus ja 1840-ndatel ja nüüd 20. sajandi esimesel poolel Eestis tegelikult oli päris mitu niisugust erinevate teemade propagandalainet. Et just nimelt 30-ndatel, kui hakati üles kutsuma sellisele tervislikule toitumisele, ka ütleme, et ökonoomsemale toitumisele, et mõelda pigem mida süüa. Oli veiselihakampaania, oli räimekampaania ja just nimelt ka see piimakampaania. Et selleks siis isegi loodi piimapropaganda talitus, kes siis kõike seda tegi, sellist avalikku teavituskampaaniat, erinevaid reklaame, erinevaid selliseid retsepte ja nii edasi. Ja sellest ajast lihtsalt on üks tore koht, et kui palju piima soovitati siis tarbida. Et koolilapsed pidid tarbima päevas pool kuni terve liiter sooja piima talvel ja külma piima suvel. Lisaks 25 grammi kohupiima ja 40 grammi koorevõid. Nii et jah, lapsed, liiter piima päevas. Ja öeldi ka, et piima tuleks juua väikeste sõõmudega söömaaja lõpus. Et tegelikult sellest piimaseadusest oli siin juba juttu, et sellega kaasneb niisugune moment, et kus turgudel keelati ka lahtise piima müük, et see nagu seadis siis ka tegelikult kogu selle piimamüügi hoopis teise valgusesse. Mitte midagi jälle uut. Me oleme 2010-ndate teises pooles, et seda paljudel mäletavad, kui oli kampaania Piim päeva pärl, et lihtsalt võtsin kaasa mõned retseptiraamatud, mida siis välja anti, väga moodsad retseptid juba, piimast, juustust ja nii edasi. Et siis tehti tõesti neid erinevaid kampaaniad, et lastel oli võimalik siis külastada piimafarme, piima juua, kõik need koolipiimaprojektid tulid ju, pluss siis kõik need erinevad retseptid, et kuidas piima uuemal ja kaasaegsemal moel tarvitada. Ja piimas siis toite teha, Facebooki kampaaniad, igasugused muud kampaaniad, nii et jällegi mitte midagi uut siin ilmas. Aga kui nüüd minna nende toitude juurde, siis mida on inimesed erinevate siis piimade
kohupiimade, hapupiimade juures nagu mäletanud, et hapupiimas, nii nagu ma ütlesin, et seda peamiselt ju söödi, just nimelt ka söödi, mitte siis joodi joomine tuleb võib-olla pigem, no ütleme, et 30-ndatel, kui hakkas rohkem levima klaasid ja topsid iga ühele. Aga et varasemal ajal, kus võidi piima hapendada ühes suures kirnus või kausis, on ka spetsiaalsed kausid olnud, et siis tegelikult kõik olid rõõmsalt, kogu pere oli siis ka ühe selle sama piimapoti ümber ja kõik võtsid sealt lusikaga seda niisugust mõnusat paksu hapupiima, mis ei olnud siis ära siis lammutatud, vaid sa said seda niimoodi rõõmsalt tükina võtta. Aga jah, et siin on üks tore mälestus, et seda hapupiima oli siis omal ajal, see oli natuke suurem talu, kus oli 8 lüpsilehma ja et seda oli siis nii palju, et isegi talu nuumsead ei jõudnud seda pintslisse pista. Aga et erinevates kohtades siis tõesti on, Eesti piirkondades on ju seda hapupiima ka erinevalt tarvitatud, et Põhja-Eestis peamiselt siis söögiks, aga Lõuna-Eestis ju siis kohupiima ja sõira valmistamiseks, kui me sinna Võrumaale ja Setomaale läheme. Et siit siis järgmine on niisugune sõira pilt, et kusjuures sõir on ju meil saanud ka 2021. aastal ka Euroopa Liidu kaitstud tähise, nii et see on meil koos siis viinaga ju väga kõrgel pjedestaalil. Et kus ongi see, et kes soovib selle nime all ja selle märgiga sõira valmistada müügiks, kodus võib teha igaüks seda, mina võin ka teha, kuigi ma ei ole Võrumaalt, aga et müügiks tõepoolest, kes tahab seda märki kasutada, siis on selleks ranged reeglid, et piim peab olema siis piirkonnast, samamoodi tootmine ja pakendamine ja kindlad koostisained, nii et nii see geograafilise tähisega sõir siis ongi. Nüüd üks selline toit, mis on täiesti unustatud meil. Nimelt tegemist on siin on nagu erinevad nimed, et Lätis seda saab ja ma sõin seda mõned päevad tagasi, et pilt ongi Lätis Kuldikast, ühest kohvikust. See on skaabaputra ehk hapupuder ja meil on teda nimetatud piimarokaks, hapurokaks. Tal on seal veel erinevaid nimesid. Ehk et põhimõtteliselt meil on olnud 2 variandis, et kas siis odra või rukkijahu niisugune kört on segatud siis selle kirnu piimaga, ehk et siis kirnus hapendatud piim, millelt on koor ära riisutud, eks ju. Nii et sellest kirnupiimast siis ja sellest odrajahu sellist kördist segati selline asi kokku ja lasti siis edasi hapneda veel kohati ja siis seda ülemist otsa, seda selget vedelikku on siis joodud või siis on kui oli ikka vedelamal kujul, et siis joodi ta tervenisti ära. Ja mõnel pool siis tehti seda ka tangudest põhjaga, nii et siis samamoodi tangupuder segati siis piimaga, lasti hapneda ja siis pealt see vedelik joodi ära ja see puder anti siis sigadele, see paks osa, mis sinna alla jäi. Täna see, mida lätlased täna tunnevad, on siis selline variant, kus tehakse tangupuder, siis kuum vesi segatakse hapupiimaga, nii et see hapupiim nagu kalgendub, et ta enam ei ole nagu toores hapupiim, vaid on natuke nagu kohupiima moodi tükid tulevad. Ja tegelikult suvisel ajal on päris mõnus söök. Aga meil on ta täiesti unustatud. Siis ternespiim. Et ternespiimaga on jälle see, et kes armastab ja kes vihkab. Mina annaks selle eest ära pool kuningriiki, kui saaks. Kõige parem magustoit, mis üldse saab olla, on see, kui ternespiim on suhkru ja kaneeli kahjus ära küpsetatud, puhas crème brûlée, eks ju. Nii. Aga selle kohta on jah, nagu erinevaid teateid olnud, et tõesti, et Huupel on teda juba maininud siis 18. sajandi teisel poolel oma siis üleskirjutustes. Aga üks ütleme, väga karm hinnang on Johann Christoph Petril, kes siin siis reisis ja kirjeldas siis Eesti ja Liivimaa erinevaid mõiseid, mis seal tehakse ja kuidas ollakse ja kombeid. Ja tema siis ütleb, et kõige jubedamaks söögipooliseks pidas ta siis seda sama ternespiima toitu.
Nii et arvamused on väga erinevad ja see on tegelikult foto on minu viimati tehtud ternes piimast aastal 2014, sest rohkem pole seda enam saanud. Ja tegelikult seda värsket piima tarvitati siis mitte ainult selleks ternespiima vormiks, aga temast on tehtud nii suppi kui sellist kastet, sedasama kooki. Nii et teda on tarvitatud, aga siis ta ikkagi, ütleme, et sa saad seda kätte ju väga lühikesel ajal, et mitte pikalt. Ja tegelikult selle sama ternespiima vormi retsept on ka esimeses eestikeelses kokoraamatus, mis on siis 1981 tõlgitud rootsi keelest, nii et seal on ta rõõmsalt sees. Et tegelikult ma võiks öelda, et meie niisugune traditsiooniline toit ikkagi väga pikka aega olnud. Siis rõõsapiimatoidud. Et rõõsapiimaga tõepoolest, nagu ma ütlesin, et teda oli raske säilitada ja kui siis juba teda võtta oli, et siis tegelikult rõõsast piimast tehti siis suppe peamiselt. Üks tore mälestus oli selle kohta, kuidas tehti, et see sama pere tegi siis, küll ta tegi tangusuppi ja klimbisuppi ja riisisuppi ja nii edasi ja makaronisuppi ja ta ütles ka, et makaronisuppi tehti rohkem sõja ajal, et vähemalt seal tema peres, et muid asju mitte. Aga siis Aravetelt on nüüd 90ndate alguses päris palju materjali Eesti Rahva Muuseumis. Ja enamjaolt on need inimesed, keda siis intervjueeriti, ütleme, et vanuses kuskil sinna 50, 60, 70, 80, nii et ütleme, et see nende toidumälu läheb ikkagi sinna sõjaeelsesse aega tagasi, et selles mõttes on nagu päris tore. Ja üks vanem pere oli selline, et kus et seesama, et palju siis nagu piima läks, et abikaasa armastas, tähendab naine siis rääkis ja siis, et mehe kohta, et mees võiks siis liitri piima ära juua päevas. Ja et siis 2 inimest, 2-liikmeline pere, jõi siis kuus umbes 30 liitrit piima, eks ju. Et mõtleme, palju me praegu ise tarbime, eks ju, et vist ei tule 30 kuidagi ära. No võt, eks ju. Jah, just. Aga et samad need piimasupid, et öeldi ka, et piimasupil peab alati olema mingi soolane võileib või mingi soolane pool juures, et muidu jääb kõht tühjaks või muidu on igavene lurr, eks ju. Ja mis oli näiteks minust väga, minu jaoks natuke kummaline, ühe pere harjumus, et mannavahtu sõi pere siis nii, et osad sõid seda keefiriga ja osad sõid siis rõõsapiimaga, eks ju. Nii et inimeste kombed ja harjumused on väga, väga erinevad. Ja üks pere ütles ka, et tema kodus, kui ta laps oli siis enne sõda, et siis tehti väga tihti piimasuppi, et vähemalt 3 korda nädalas, eriti suvisel ajal. Et kui ma praegu mõtlen selle peale, et kuidas on meie söögikohtade menüüd muutunud, et mul on just Jõgeva kosmosesöökla menüü 87. aastast ja kui nüüd seda võrrelda tänase 2026. aastaga, siis menüüs on, ütleme, et lihatoidud ei ole nii väga erinevad. Küll on üks menüüs väga suur muutus, pole enam piimasuppe. Nüüd üks toit, mida peetakse selliseks nõukaaja toiduks, on piimakissell, eks ju. Kõik see piimakissell, karamellkissell, kakaokissell. Osadel on kooliajas tohutu trauma, eks ju. Osad söövad seda rõõmsalt tänini ja keedavad ka. Ma keetsin ka eile, kui ausal. Ja piimakisselliga on tegelikult niisugune lugu, et me kohtame seda retsepti ka baltisaksa kokoraamatutes. Nii et pole ta sugugi selline nõukaaegne toit, aga teda pigem tehti sellise, kuidas ma ütlen, paksuselt pigem nagu pudingina, kui marjakissellid olid ikkagi ka sellised natuke vedelamapoolsed või ütleme, sellised normaalsed. Siis piimakissell keedetigi sellise pudingulaadsena, teda söödi siis vahukoore ja marjakastmega või midagi taolist. Aga nüüd mõeldes need 90ndate alguse peale, siis tegelikult, kuidas ma ütlen, see oli selles mõttes jällegi niisugune murdeline aeg, et ühtepidi meil kõik oli vähe, teistpidi kõik muutus kiiresti ja nüüd selle piimakisselli kohta üks mees siis ütles seda, et vanasti sai seda rohkem teha, aga nüüd enam mitte, sest suhkrut enam ei ole kätte saada, eks ju. Et praegu niimoodi mõtleme, et oli selline aeg, eks ju. Pluss oli veel see,
et seal küsiti, kuna need inimesed jõid kohutavalt palju piima, eks ju, siis küsiti seda ka, et kust te oma piima siis saate ja oligi, et 90ndate alguses kes ostis poest ja kuna piima tarbiti palju, osad hakkasid tooma lautadest piima ja osad võtsid endale lehma. Nii et oli neid päris hulk, kes tegelikult endale selle all lehma võtsid. Siis ütleme, et munavõi on küll pigem nagu munatoit, aga siin on piim ka sees. Nimelt sellist tegevama toidupärandit uurides hakkas sealt silma mitmes kohas kirjeldatud teistmoodi munavõi retsept. Et kui muidu meil on selline hakitud munavõi, eks ju, muna ja või ja paneme sinna veel midagi juurde, siis teine variant oli selline, kus põhimõtteliselt lasti kas koor, siis nii-öelda hapukoor ja muna klopiti segi või muna ja või klopiti segi ja saadi siis teistsugune muna või öelda, et see on palju parem. Ja selles mõttes ongi nagu huvitav, et selle retsepti, kus on siis ka piim sees, et kus tehti tegelikult munahüüve ja pärast segati võiga, et see retsept tegelikult tuleb 51. aastal ühiskondliku toitlustamise siis retseptiraamatust ka välja ainsana. Nii et kui ma täna seda teen, siis ma teen peaaegu seda nagu vanillikastet, ainult pärast klopin siis või sinna juurde. Nii, ja lõpetuseks. Et need on ka tegelikult täitsa toredad mõtted, mis on inimeste mälust üles korjatud, et piim on elu alus kõigil muutlikuil kui ka muutumatuil aegadel. Ja täpselt see, mis siin oli juttu, et piim on meil nii kompleksne toiduaine, et me saame kõik, mis sellest vaja ja aitab igas olukorras. Ja et piim ja leib peavad ikkagi majas olema, siis pole nälga veel majas olemas. Nii et tänan kuulamast ja sööme rohkem piima.